hommikust ja ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva. Täna on meil siis EV 107 ja on tõesti väga-väga ilus hommik. Ja sellest on ainult väga hea meel, sellepärast et mäletan nagu nii selgelt, kuidas seal Vabadusplatsi paraadil meie noored sõdurid on seisnud nii paduvihma kui ka -20 külmaga ja tänane selline kerge plusskraad ja täiesti sinine taevas ja päike, nagu see lihtsalt, see on amazing. Me alustame seda vlogi minu uue gua sha rutiiniga. Ma olen seda nüüd siin mingi nädalake üritanud teha ja me alustame sellest, et me avame lümfisõlmed. Teoreetiliselt see peaks niimoodi siis käima, sest gua sha ongi siis põhimõtteliselt nagu lümfimassaaž ja sellega tuleb vist ka nagu üsna ettevaatlikult ringi käia, et ma olen kuulnud, et kui sa nagu teed seda valesti, et siis see võib ka sulle mingid hädasid põhjustada. Nii et üritame teha seda võimalikult õigesti. Ja see on lihtsalt siuke mõnus hetk, mida võtta iseenda jaoks. Ja miks ma ei ole võtnud siin hetke vlogimiseks nii pikalt, on sellepärast, et mul läks siin oma terviseprogrammiga nii hästi. Viimane kord vist rääkisingi, siis oli juba mitu nädalat täis ja ma sain sealt veel täitsa mitu nädalat niimoodi, et ma olin nagu super heas mojos sellega, ma olin üliheas kohas ja megalt harjumus oli sees, kõik läks mega hästi. Ja siis juhtus see, et lapsed jäid haigeks korraga, siis nad olid kordamööda haiged, nii et lõppkokkuvõttes nad olid üle 3 nädala niimoodi haiged, et ei olnud ühtegi päeva, kus nad korraga oleksid siis terved olnud. Ja see tähendab seda, et kui lapsed on haiged, siis sul ei ole nagu mentaalset võimekust, et enda heaoluga tegeleda. Kõik su mõtted ja kogu su hoolivus ja su panus läheb nende suunas, et nad oleksid toidetud, et nad tunneksid ennast võimalikult hästi selles halvas olukorras ja kõik läks lihtsalt minu enda jaoks nagu lendas prügikasti. Ehk siis ma olen täpselt samas kohas, kus ma alustasin. Nüüd täna jälle esmaspäev. Täna on esmaspäev. Olen jälle võtnud sihiks. Alustame uuesti. Ja tegelikult on selline põnev nädal, et me läheme see nädal reisile neljapäeval. Et meil tulebki siin paaripäevane vlog, kus me teeme reisi ettevalmistusi, iluprotseduure pakkimist. Ja ma olen oma peas ikkagi nagu valmis, et ma ka reisil olen väga korralik. Üritan ilusti oma selles süsteemis olla, mis minu jaoks toimib. Ja kuna me läheme Gran Canariale, kus me 10 aasta olime, siis ma tean juba, et seal on see, et me iga päev liigume mingi 20 000 sammu ja seal ongi lihtsalt nagu keeruline see, et toitumist on üliraske hoida nagu normaalsena, sest et nii palju ahvatlusi on ja puhkusel on üldse see, et nagu tahad ennast niimoodi natuke nagu kosutada ja noh, eks tuleb endale lubada ka ikka jäätist ja sükest värki ka, aga üldpilt peaks olema ikkagi korralik. Tänane plaan ongi siis see, et teen siin oma massaaži ära, siis toidame lapsed hommikusöögiga ära ja nüüd edasi ongi plaan see, et me lähme oma sellisele traditsioonilisele Vabariigi aastapäeva jalutuskäigule perekondlikult. Nii et saab juba mõnusalt sellega oma sammud täis, et tegin hommikul kiire 3-kiltsise jooksu. Need reisieelsed päevad on alati toidu osas siuksed natukene nagu segadust tekitavad. Et ei taha ju nagu väga palju asju koju osta. Samas ikkagi lapsed kogu aeg tahavad süüa. Nii et me lähmegi nüüd Nikolasega poodi. Täna teha siuke natuke pidulikum õhtusöök. Meil on hetkel plaan siis teha steiki ja frikaid ja ube ja mingit sükest kraami. Aga vaatame, kas me saame poest steiki. Kui ei saa, siis ostame mingit alternatiivset asja. Ja siis homseks ülehomseks tuleb tegelikult ka mingi nagu normaalne toit välja mõelda. Sest need on need päevad, kui me veel siin vedame täiesti tavalised normaalsed tööpäevad kodus. Jõudnud lõpuks oma perekondlikule kõnjakule. Kõik toiduasjad sain ka ära viidud ja nagu oli ka arvata, siis mingit steiki ma sealt väiksest poest ei saanud, nii et ma võtsin ikkagi ahjukana lihtsalt, mille me siis pärast paneme ahju, aga ongi siis tervislikum. Arutasime siin, et see on nüüd esimene süke ülikevadine päev, nagu nii, et kõik nagu lumi sulab. Nii ilus päike, linnud laulavad, süke isegi soe-ish on päikse käes.
aga see on väga petlik, nagu me kõik teame, see on väga petlik. Et ikkagi tuleb väga paksud riided selga panna. Muidu oled kohe jälle haige ja seda me kohe kindlasti ei taha uuesti. Uskumatu ilmselt. Ujuma! Nat. Ujuma! Ja vaatan, kui sa tahad. Päike lihtsalt soojendab. Ma isegi tunnen sükest mõnusat nagu liivalõhna, mis on suvel. Ma tunnen Nikolas sükest suvist liivalõhna. Mõnus. Nii mõnus. Jõuad täiesti nagu ära unustada, et soe saab ka olla ja et suvi on ka. Sest nii kaua on nii külm. Alustame siis vaikselt selle vabariigi aastapäeva õhtusöögiga, et nagu ma ütlesin, siis steiki ma ei saanud, seega ma võtsin poest lihtsalt mingi ahjukana, mille ma viskasin paariks tunniks ahju ja kõrvale tegin brokolit rillkapsast, mida röstisin ahjus lihtsalt maitseainete ja õliga ja muidugi ka kauootatud friikartuleid, mida samuti siis lihtsalt soola ja õliga ahjus küpsetasin ja juurikatele panin peale natuke parmesani ja ahjukanale natukene murulauku ja lihtsalt nautisime ja vaatasime presidendi vastuvõttu. Tere hommikust, käes on teisipäev. Riigipüha on läbi, aga ilus ilm jäi. Siin mu silmapiiril on täiesti imeline siline taevas taaskord, et ma olen täiesti šokeeritud, mis Eesti ilmaga toimub. Üli mõnus, täiega aitab energiat üleval hoida ja mina olen siin taaskord oma Aasia meditsiinilainetel avamas oma lümfisõlvi. Vähemalt TikTokis öelda, et nii peab seda tegema, sest et ma arvasin, et need on ainult kuskil siin nagu ja siin, aga tuleb välja, et nende avamiseks tuleb igasuguseid asju teha. Nii et kuna emma läks magama, me vahepeal üritasime siin teda ühe une peale saada, sest tegelikult on nii suur, et peaks ammu juba lõunal ühe une tegema, aga me lihtsalt ei saa seda nagu klappima oma ajagraafikuga, et kui on sellised päevad, et on näiteks trennid keset päeva meil, kus me peame kõik lastega koos sõitma, siis no ei klapi see, et ta magab seal päeva keskel täpselt, et praegu on ikka see, et ta magab nagu 2 korda. Nii et las ta siis magab ja nüüd ta saabki mingi tunnikene magada ja siis lähme juba oma jalka trenni. Kuna mul ei ole ühtegi näooli praegu, siis ma kasutan mingit Pixi seerumit, mis on siuke hea vedel ja ei tõmba nagu nii kiiresti nahka sisse, sest selle gua sha libistamiseks on vaja ikkagi mingit sellist vahendit siia näole. Mul on selline taglase gua sha, mis on metallist. Kõiki harjutusi teen 10 korda. Kõigepealt siis siit lõuajoonelt ja nagu õrnalt niimoodi, mitte üldse kuidagi tugevalt surudes. Selle poolega üles siit selle nagu naerujoonekese ja tõmban siit niimoodi nagu üles. Teengi praegu selle ühe näopool ära, siis saame kohe vaadata, kas üks näopool on natuke rohkem nagu snatched kui teine, kui ma olen selle ära teinud. Siis mööda nina juurt, siia üles kulmu juurde. Siis siin kulmu peal. Ja siis jälle selle lapiku otsaga otsaesisest üles. Siis siit rangluu juurest üles siia lõua juurde. Siis viimaseks siit õlaluu pealt siia kõrva taha. Nii, no see näopool on nüüd tehtud, see on tegemata. Ei tea, kas on rohkem snatched kui see teine pool. Ei pruugi, aga mõnus on ikkagi. Ja siis tavaliselt, kui ma olen kõik lõpetanud, siis veel selle kohaga teed niimoodi peamassaaži vaikselt. Aga tänane plaan ongi meil siis see, et ma praegu lähen teen lastele ka lõunasöögi valmis, enne seda, kui ma hakkam sinna trenni poole kirustama. Ja eile õhtul tegime siis seda ahjukana ja kuigi ma võtsin sellise, mis oli tõesti mingi kõige väiksem poes, mis müügil oli, siis seda jääb alati nii palju üle ja selles suhtes on see hea asi, et järgmine päev saadki sellest teha kas mingi kanasuppi või siis kanapastat või mis iganes asja sa kanast teha tahad, et selles suhtes on nagu hea see kõik ära kasutada.
reaalselt mida minut edasi reisi suunas, seda suuremaks mu ärevus läheb. Tahaks teada, mis tunne on elada nagu sellise reisi ärevusega, et sa oled nagu ma olen nii excited, ma tahaks juba nii väga lennuki peale minna ja nagu lennata ja lihtsalt lennukis on nii lahe olla. See on ikka keeruline esimese juures, kui seda aega lendamist kardad. Aga siis ongi see, et kui ma tean, et me vähemalt lendame selliste lennukite, lennufirmadega, mida ma ikkagi teoreetiliselt usaldan, siis see nagu natukene võtab seda närvilisust maha, aga ikkagi. Ja juba see, et nagu lastega minna ja kõik see toimetamine, mis ma enne seda ära teha. Pluss nüüd on meil ju veel kool ja kooliasjad ja kõik asjad kaasa saaks. Kuigi me seekord ei ole nii kaua, kui me eelmine kord olime, siis ikkagi see on nagu see build-up on nagu nii suur selle reisi alguseks, sest see nagu nii kaua ootad seda. Ja siis ma ajangi ennast ise nagu nii endast välja juba lõpuks. Et tahaks juba lihtsalt kohal olla ja nautida. Lahe oli vähemalt see, et kuna me eelmine aasta Kanaaridel olime mingi 6 aega, siis jõudsime seal nagu nii palju jalutada, nii palju piirkondi, nii palju majutusi läbi käia, et seekord ma nagu täpselt teadsin, kuhu piirkonda üldse majutust vaadata, kuhu kindlasti mitte vaadata, et kui ma võtan kaardi lahti, siis ma tean täpselt peast, mis tänav on kus asi asub, kus on mingi toidupood. Ja eelmine aasta Emma seal vankriga magas niimoodi, et ta nagu seisvas vankrist seal ei tahtnud väga magada, sest suht soe oli ja siis talle see vist väga ei meeldinud. Ja siis me lihtsalt meeletud kilomeetrid alutasime seal vankriga kogu aeg maha, mis on nagu tegelikult väga hea. Nii et seekord oli vähemalt see nagu eelis, et ta oli natuke rohkem teadlik ja oskasin nagu palju paremini hinnata neid Airbnb ja bookingu majutusi piltide ja arvustuste põhjal, hinna põhjal, asukoha põhjal. Et eelmine kord, ma ei tea, kui te mäletate, kui vaatasite meie eelmiseid Kanaari vlooge, siis sattusime seal ju mingi täieliku õudusune nagu majutuse otsa, mis oli lihtsalt otsast lõpuni nii räpane, nagu lihtsalt nii must ja määrdunud ja mingid juuksekarvu täis ja täiesti süke nagu rõve asi, millest nüüd üks inimene ei tahaks nagu maksta raha. See oli lihtsalt õudukas, siis lähed lastega ka ja süke pikk trip ja tahaks nagu tunda niimoodi mõnusalt ja asuda kohe puhkama selle raha eest, mis sa seal maksnud oled. Puhkamise asemel sain seal asuda kohe suure hooga koristama, mis on viimane asi ju tegelikult, mis sa teha tahad, kui sa kodust lähed ära, kus sa nii kogu aeg koristad. Nii et ma loodan, et meil seekord läheb nendega paremini. Et see veits ka võib-olla tekitab seda ärevust, lõpuni välja ma ju ei tea, mis meid seal ees ootab, aga lootus on, et midagi head. Tänase päeva teeb väga toredaks ka see fakt. Mul on õhtul maniküür ja pediküür. Mõtlesin, et kostitan ennast natukene enne reisi. Ma käisin viimati maniküüris ja pediküüris enne pulmi, mis oli 3 aastat tagasi. Sest ma ju teen endale kodus ise. Aga mõtlesin, et süke talvaeg, et laseks kellelgi professionaalil nagu üle käia korra. Ja siis on äkki mõnusam minna ka soojale maale, panna plettud jalga, olla ilusate küntega. Ma loodan, et ta mingi šokki ei saa seal, et mis ma endale siin teinud olen. Väga elevil selle ees ka. Enamasti pannakse blushi peale sellise väikse, täpse blushi pintsliga. Aga mulle just meeldib, kui on selline suur. Siis ma lihtsalt teen niimoodi. Ja siis jääb selline mõnusalt punetav. Üks taps on nüüd trenni viidud, teine sööb siin kõrval seda pastat, mis ma siin alles valmistasin. Ja ma ise tahaksin kasutada ära natuke külmkapis olevaid köögivilju, et enne reisile minekut, et kõik oleks ära söödud. Ma teen sükest asja nagu krõbeda riisiga kauss, ehk siis kõigepealt ma panen keema lihtsalt pakki riisi. Kohe, kui ta on ära käinud, siis ma näitan täpsemalt, mis me temaga teeme. Ja senikaua, kui ta keeb, siis vaatame üle, mis meil siin on. Mul on eelmisest nädalast natukene jääsalatit. Võtame need natukene koledamad tükid külest ära.
maitseb veel väga hästi. Minu meelest hea salatiga on see, et kui ta hakkab nagu käest ära minema, siis ta nagu siuke mõru maitse tuleb juurde. Aga see on veel väga siuke crunchy ja mõnus. Ta on mul kogu aeg seisnud fooliumi all. Siis mul on siin mingi jupp kurki. Panen sulle veel emmapastat, jah? Teen sellest kurgist siuksed suured kuubikud. Ja siis eelmise nädala takodest on mul üsna suur kogus maisi alles. Maitseb väga hästi, magusalt. Et ma arvan, see magus maitse ja see värske salat ja see hästi soolane krõbe riis, mis meil tuleb. See võib kokku olla päris hea kombo. Nii, et teeme nii. Paneme selle salatisi kaussi ära. Paneme selle kurgi ka siia peale. Mul eelmise nädala Caesarist natukene alles ka seda hästi head gurmeeklaabi Caesari kastet. Paneme natukene seda siia. Jääsalatile ja kurgile segame selle läbi. Siia võib panna ka mingit kreeka jogurtit või hapukoort ja majoneesi, mida iganes, et natukene sellele salati põhjale kastet anda. Siis panemegi siia kohe hunniku seda magusat maisi. Ja mul on külmkapis ka pool punast sibulat. Ma ei tea, kas te teate seda, aga sibulat ei tohi kunagi hoida külmkapis nagu lihtsalt niimoodi, et sa paned sibula külmkappi, sest siis jääb sibula maitse kõikidele asjadele hülge. Nii et alati ma poolikut sibulat karbitan. Nii et ma lõikan endale paar sükest õhukest punase sibula viilakat siia ka juurde. Sest minu eest punane sibul ja mais peaksid üli hästi omavahel sobima ju. Riisika on meil ilusti ära keenud, siis paneme selle ahjuplaadile. Ahju panin vahepeal 240 kraadi peale ja nüüd tuleb mängu sojakaste. Päris korralikult see riisi peale panen, sellepärast ma ei maitsestanud teda ka. Ta läheb ahjus ikka suht kiiret, nii et tuleb silma peale hoida. Mul ongi siin juba osa läks kõrbema, aga enamus on täitsa hea. No proovime, kui hästi krõmsub. Väike hommikune ASMR teile, sest et mul on nüüd pikad küüned. Natuke harjumata on veel olla nendega. Aga ühesõnaga, sellised nad siis said, ülilihtsad ja selline sama heleroosa piimias läks siis ka varvastele, nii et kõik on väga matchy. Ja me alustame ka selle nädala 3. päeva vannitoast. Ma jõudsin siin täna hommikul teha ühe väikese isepruunistoa ringi ja käisin just pesus, pesin selle maha. Ja kuna täna hakkab pakkimine ja lõpuprepp homseks minekuks, siis praegu me hakkame värvima kulmusid. Ja ma olen avastanud nii hea kulmuvärvi, et ma mõtlesin, ma näitan teile. Praegu on mul siis Selverist ostetud selline kulmuvärv. Minu tooniks on dark brown ja see jääb hästi tume ja ta töötab ülikiirelt. Ta on nagu minutite küsimus põhimõtteliselt ja mulle meeldib see, et ta jääb nagu väga tume, aga temaga peab hästi kiiresti töötama ja mitte liiga kauaks peale jätma. Nii et alustame sellega. Ma plaanin seekord reisile kaasa ka võtta enda kulmuasjad, sest et eelmine kord, kuigi me olime kauem, siis ma ju hullult seal otsisin, et kus ma saaksin kulmukeeli osta, sest et kulmud nii kiiresti lihtsalt pleekisid ära. Siin on siis see süsteem, et kõigepealt tuleb peale kanda mingi selline keel ja hoida seda peal 2 minutit. Nüüd ma pühin selle keeli maha ja täiesti pekkis on see, et vaatasime täna hommikul siis ilmateadet kanaaridel ja kui ta on kuude viisi kogu aeg näidanud, et ainult päike paistab, päike, nii mõnus, tulge puhkama, ostke reis, makske raha, siis mis ta nüüd näitab? Vihma, muidugi võkin vihma. Kuidas see saab võimalik olla? Ma näen vihma praegu siit aknast välja ka nagu. Kuigi me kõik teame, et reisil see ei pruugi tähendada mitte midagi. Võib ikkagi enamus päevast olla päike, aga nagu ei lähe soojale maale selleks, et olla seal vihma käes. See nagu on veits nõme. Nii, järgmise sammuna ma panen peale pintslikesega keeli.
Temaga tuleb olla üsna täpne ja üsna kiire. Ta läheb siukseks nagu hästi-hästi tumedaks. Et hoiame teda natukene peal, tõesti nagu väga natukene ja siis juba pühime maha. Soovituslik on muidugi alustada siit kulmu tagumisest otsast, mis võiks ju natuke tumedam olla. Nii, ja juba ongi aeg maha pühkida kõik. Mulle selle puhul meeldib see, et ta natuke nagu toonib seda nahka ka, mis siia kulmukarvade alla jääb. Et kui sul on näiteks hästi hõredad kulmud, siis tegelikult sa saad sellega nagu sellise illusiooni ikkagi kulmust luua endale. Ja ongi täiesti korralikud kulmud peas ja see kõik võttis aega mingi 3 minutit umbes. Alustame selle päevaga ja lähme vaatame selle pakkimise olukorra üle. Selleks, et ma saaksin üldse pakkimisega algust teha, on mul vaja ennast kokku võtta ja tegeleda probleemiga, milleks on riidekapp. Sest kuna me siin väikse prilliga jagame riidekapi ruumi, siis see kapp on kogu aeg täiesti kohutavas seisukorras. Ma saan teha ainult seda. Mul lihtsalt kivi langes praegu õlult ja südamelt, sest et see KTM sahtel sai korda ja nagu te näete, siis siin sahtlis on alles ainult musta värvi riided põhimõtteliselt. Nii et ma olen juba välja sorteerinud hunniku asju, mis võiks reisile jõuda. Musta värvi riided jätame me koju. Kuna riiete pakkimine on kindlasti see lihtsam osa kogu sellest pakkimisprotsessist, siis ma alustangi sellega praegu, sest et minul on juba nädalaid valmimas nimekiri. Nagu ma arvan, kõik emad samastuvad sellega, et mul on siin esiteks enda asjad, siis mul on siin emma asjad, siis mul on siin Nikolase asjad. Ja need loomulikult ei ole riided, seal on mingid tehnika, kooli asjad, mänguasjad, mähkmed, lutipudelid. Lihtsalt kõik asjad, mida sa suudad ette kujutada. Ma üritasin küll seekord mõelda, et me mingisugused siuksed nagu pesuasjad ja need ostame koha pealt, et tõesti me ei peaks lihtsalt lennukiga edasi-tagasi lennutama mingid šampoonipudeleid, on ju. Nii et proovime nagu võimalikult kompaktselt. Esimese asjana, kuna, nagu ma ütlesin, lubab vihma, super lihtsalt, siis ikkagi võtame natuke endale ka trenni asju kaasas, seega ma võtan siit endale ühe musta T-särgi, Strongeri biker shortsid, ühe siukse mõnusa lohvaka Nike jooksupluusi. Sellega on trenni asjadega kõik väga ambitsioonikas minust, arvestades, et eelmine aasta ma käisin 1 korra jooksmas 6 aja jooksul. Nii, siis on igasugused bottomid ehk siis selline püksseelik, mille ma eelmine aasta ostsin sealt koha pealt, lihtsalt nii mugav. Minu roosad linased shortsid, Zara selline cargo skort. Ma olen vägagi skort inimene, nagu te siin aru olete võib-olla saanud. Ja siis alumistest otstest veel üks siidine must seelik ja valged linased püksid. Kuigi suvekleidikesed on tavaliselt minu meelest ikkagi need asjad, mille järgi kõige rohkem haaran, siis neid on mul tegelikult praegu kõige vähem. Mul on siin üks selline H&M-i täpiline, ruffled, satsikestega kleit. Ja siis on mul siin ka see H&M-i teksakleit, mis on tegelikult kõige uuem, ma ei ole seda jõudnud väga veel kanda. Ja ma mõtlen, kas ma võtan selle kaasa või mitte, sest ta on ikkagi siuke nagu tugev ja paks teksa, et ta, ma ei tea, see läheb sellisesse nagu võib-olla hunnikusse praegu. Selline mõnus, natukene lendlev, valge lühike kleit. Siis liigume edasi pluuside juurde. Mul on selline ilus heleroosa maika Zarast. Mu kapp on täidetud maikadega, nii et kuna ma tahaksin maikadele ka mingit vaheldust, siis ma natukene jagast seekord tegin eeltööd ja tellisin endale sellise suvepluusikese. Kas peplum on tagasi või? Guess so. Ja siis mega ilus. Ma ei tea küll, kuidas ma selle välja kannan. See on nagu väga siuke Gen Z, aga see on lihtsalt nii freaking ilus pluus. Selline Zara top, täiesti läbipaistev. Nii et võtan kaasa ka siia alla ühe sellise tube topi, ma ei tea, vaatame, kas me saame selle sobima. Igatahes ma võtan need pluusid kaasa, mis on natukene nagu ilusamad ka vahelduseks. Ja siis muidugi täiesti asendamatu minu jaoks soojama reisidel on selline linane pikk triiksärk, mis lihtsalt on nagu särk ja jakk ja
beach cover-up ja nagu kõik asjad ühes. Täiesti asendamatu asi, see on Lindexi särk ja mitu hooaega juba mind teeninud. See päev on olnud nii pingeline kuidagi. Ma olen praegu lihtsalt poeparklas, ma tulin ühte jagapakki ära tooma veel, sest nüüd ma 2 nädalat ei saa neid postitada ja käisin veel reisiapteeki täiendamas. Sest lastega lihtsalt ei tea kunagi ja mul on praegu lihtsalt liiga palju mu peas nagu toimumas. Igatahes ma pean täna veel jõudma selle vlogikese kokku monteerida ja ilusti üles ära panna pühapäevaks, sest et reisile ma ei võta kaasa monteerimisvahendeid ehk siis läpakat. Nii et ma üritan kuidagi selle veel ära teha, et ma kahtlustan, et see jääb juba siis, kui lastel uneaeg on, et siis vaikselt nokitsen selle valmis ja panen üles ära ja siis ikkagi see pakkimine kõik jääb nagu homse peale, mis tegelikult on alati minu puhul nagu ka parem, sest siis on see, et sa käid oma pesus ära, sul on asjad kõik meigiasjad, saad oma meigi ära teha, saad oma meigiasjad pakkida, et mulle meeldib niimoodi, et ma saan kõik asjad korraga nimekirja järgi ära pakkida, mitte et nagu poole kaupa kuidagi niimoodi. Nii et see on nagu fine, sest õnneks meil on päevane lend, mis on ainuke asi praegu, mis mind rahustab kogu selle mõtte juures. Nii et hoidke meile siis pöialt, et kõik läheb hästi ja siis kui see vlog üles läheb, siis me oleme juba tegelikult reisil ja ma loodan, et kõik läks ilusti, sujuvalt. Ja ma arvan, et me näeme teiega järgmises vlogis juba Kanaaridel. Nii et taaskord aitäh, et sa vaatasid ja näeme varsti jälle järgmises videos.